Rally Estonia on toonud autoralli maailmameistrivõistluste tipud kodupubliku ette ning eestlaste edu WRC-s on süditanud paljudes noortes unistuse ka ise motospordi silma teha. Nähes teisi inimesed elavad kaasa nendele sõitjatele, kes seal tulevad suure hooga, et see inspireerib mind palju, et mina tahaks ka kunagi siuke olla, et tulen kuskilt hüppest ja siis kõik elavad kaasa mulle seal, kuidas ma tulen sealt suure hooga. Ütleb noor karditalent Cameron Gorka, kes pälvis hiljuti hobikardisõitjate maailmasarja finaalis Prantsusmaal 8. koha, mis on ühtlasi ka eestlaste läbi aegade parim tulemus sel võistlusel. See pinge oli väga suur, pinge oli ikka nagu tohutu, et see päev enne seda sõitu, enne neid võistlussõite, ma istusin voodis, ma proovisin magada, ma olin 3 tundi voodis, üritasin magada, mul ei tulnud. Tase oli ikka seal võrreldes Eestiga ikka nagu väga palju suurem. Juba 2 aastat järjest on ta elektrihobikartide maailma rankingus juunioride klassis esikohal. Cameroni treener toob välja, et eestlasel sellisele positsioonile jõuda ei ole kerge. Ütleme, hästi populaarsed riigid on ikkagi Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa, et kui me võrdleme rahvaarvu ja kui palju seal võistlusi tehakse, siis meie 1,3 miljoni inimesega seas meid sõidab siin, ma ei tea, võib-olla Eestis kokku 100 noort ja täiskasvanud, siis see on ikkagi väga suur saavutus, et sinna tippu jõuda. Et seda on kindlasti märkimisväärne. No peab julgust ikkagi olema ja peab olema seda tahet, et võita. Kui sa rajale lähed, siis kõige tähtsam on ikkagi see, et sa mõtled selle peale, et ma võidan. Motosportlase ema Mairi meenutab, et juba päris väikese poisina tõmbas Cameroni mootorite poole. Tegelikult vist juba päris pisikesena, kui ükskõik mis mootor oli, siis läksid silmad põlema, tahtis sõita, et kas mingid väiksed need motorattad, ATV-d ja siis, kui ta alustas siin selle hobikardiga siin kardikoolis, siis kui pühapäeva hommikud pidi kell 8 langel olema, siis tema oli esimene, kes ärkas, teised üles ajas ja tahtis trenni. Ja niimoodi mitu aastat, et siis ma sain nagu aru, et see on ikkagi kõige rohkem nendest spordialadest hinges, mida ta proovinud on, et tuleb ikkagi toetada ja ise ka vara ärgata ja minna. Väga visatreenija, sest ma mäletan, kui ta ikkagi kõvasti väiksem oli, siis ta ikka väga palju käis siin trennis ja nägi vaeva, et viimased kümnendiku taga ajada. Ma arvan, et tegelikult võib-olla nagu üldse iseloomusta rääkides, võtame selle nagu niipidi, et siis ega Ott Tänakul ka lihtne ei olnud sinna maailma tippu jõuda, et see tahtmine, mis seal noorel inimesel on Cameronil, et see on võib-olla nagu Ott Tänakul, et ma võtaks sellise võrdluse, et lihtsalt tahtmisega ennast läbi suruda. Ja kuna võimalus on, siis proovin ka mina, kuidas on ühe noore Eesti talendi kõrval siis kardiga sõita. Ma praegu kardan, kus juures siin on lisaks 2 toolile veel ka 2 rooli, nii et põhimõtteliselt on ka minul võimalus seda masinat natuke juhtida, aga ma ei tea, kas ma kasutan seda võimalust. Kuidas ma olin siis kõrvalsõitjana? Kas siin nüüd vist kaardi lugema ka midagi? Väga tubli. Ei karjend väga palju? Ei karjend väga palju. No iseenesest siin kardis sees ei ole väga mugav istuda, et ruumi on suhteliselt vähe ja ma olen ka kuulnud, et keskmine vormelisõitjate pikkus jääb vist kuskil 1,75 m juurde. Kuidas sina siia ära mahud? No mul on natuke valus sõita, sest et oma pikkuse pärast ma ei saa kasutada lisaistet, mida ma olen kasutanud mitu aastat ja siis ilma lisaistmeta mahub õnneks ära veel. Paljud poisid unistavad sellest, et nad kasvaksid väga pikaks, siis sina pigem loodad, et rohkem väga pikkust juurde ei tuleks. Ma loodan, et rohkem ei kasva. Ka Cameroni ema on tänu pojale õppinud motosporti armastama. Naine käib pojaga igal võistlusel kaasas ja elab talle raja ääres kaasa. Ta toob välja, et motospordis ei määra edu ainult anne ja sihikindlus. Väga sageli saab piirid hoopis rahakott. Aga eks need rahaliselt ka, need võistlustasud ja kas või kohale minek ja võtad juba kõik majutused, toitumine, võistlustasud, läksime ise kaasa, siis mõned tuhanded ikkagi nagu läheb see üks reis. Ja kuna tal oli siin nüüd neid 3 korraga, siis päris tore välja mineksin suve alguses, et saaks kõik need kohad läbi käia ja nagu korralikult trenni ka veel teha.
et selles suhtes on ikkagi mingis mõttes keeruline, jah? jah, ja võib-olla see on ka põhjus, miks võistluskart nagu jäi pooleli, et võistluskart on kordades kallim kui hobikart, sest seal võisteldes peab sportlasel olema oma masin ja tehniline meeskond. Hobikardis antakse sulle võistlemiseks kart ja selle hind on tavaliselt võistlustasu sees. Tagasilöögid ei ole Cameroni kirge selle spordiala vastu kustutanud. Peretugi annab jõudu edasi areneda ja liikuda kardispordist edasi kõrgematesse autospordisarjadesse. Kõige suurem unistus on ikkagi F1, aga no sinna on natukene maad veel kahjuks minna.